see klouni teema nii, see on tõesti juhuslik. Et me oleme nagu kahest sellisest ise hakanud sünnipäeva kloonist nagu kasvanud mingisuguseks teatriks, aga ta on läinud suuremaks, kui me seda suudame ise hallata tegelikult. Minu peale on kõik see vastutus. Mõnikord ongi nii, et ei ole kedagi teist ja mina olengi ainult Siimu. Ise kangesti populariseerib, et tulge perega teatrisse. Siis oma pere jätame uppakile. Siim, kas sul on kühvi vaja? Nii võtta kühvi. Ma ei saa, sa pead ju käitama. Lähe rapsile, vaatame, mis sul on seal siis. Pärast Siimu diagnoosi saanest istusime siin kevadise esimese päikese käes ja lihtsalt lõristasin nutta. Ma teadsin, et ma olen see väike emme nii-öelda. Ma ütlesin küll alati, ma lähen koju, mul lapsed ootavad, on ju. Psühholoog oli see, kes küsis mu käest selle küsimuse, et kas sul ei olnud see tunnet, et kus on see sinu nii-öelda lapsepõlv? Või et sa pead olema keegi teine, kuigi sa oled laps. Me ei saa nagu ennem ära lõpetada, kui meil on võlad on kaelast ära. Olla või mitte olla. See amet on selleks olemas, et teistel inimestel oleks parem elu. Olla või mitte olla. See on küsimus.